Kuigi enneaegse sünnituse tõenäosus ei ole väga suur, on siiski neid peresid, kuhu on sündinud laps palju varem enne sünnitustähtaega. Täna räägib meile oma enneaegse sünnituse kogemusest Kristel, kes on veendunud, et sarnasesse situatsiooni sattunud vanematel on vaja rohkem infot ja teadmist, kuhu võiks toe ning nõu saamiseks pöörduda. Kuigi täna on 3-aastane Marten pealtnäha täiesti tavaline poiss, oli tema siia ilma saabumine raske kõigi jaoks. Marten sündis siis 25 rasedusnädal ja kaalus 800 grammi ja pikkust oli 29 sentimeetrit. Et üsna selline tillukene. Miks ta mul enneaegse sündis? Seda arstid ei tea ja ei tea tegelikult siiamaani. Aga algus oli, ütleme niimoodi, et üsna raske. Rasedus möödus mul ilusti. Mitte mingeid probleemi, mitte midagi ei olnud, aga ühel hetke peale tööd tundsin ennast kuidagi väga imelikult. Ja siis ma otsustasin, et ma lähen haiglasse. Ja siis öeldigi, et sünnitus on alanud ja pandi mind kohe haiglasse sisse ja ütleme niimoodi, et see aeg, kui mind haiglasse sisse pandi, siis põhimõtteliselt must auk, sellepärast, et mulle kogu aeg rõhutati seda, et sellise rasedusnädalaga on alla 500 grammi ja ta ei jää ellu. Ida-Tallinna Keskhaigla neonatoloog Annika Tiit selgitab, mida tähendab mõiste enneaegne sünnitus. Enneaegne sünnitus algab enne 37. rasedusnädalat ja enneaegne laps on siis laps, kes on sündinud 22. kuni 37. rasedusnädalani. Ja kuidas ära tunda seda, et on alanud enneaegne sünnitegevus? Et ma arvan, et iga rase teab, kui suur on tema raseduse suurus või kui mitu rasedusnädalat on ta last kandnud. Ja kui algab enneaegne sünnitegevus ehk tuhud enne 37. rasedusnädalat või puhkeb lootevesi, siis tegelikult need ongi esimesed märgid sellest, et on alanud enneaegne sünnitegevus. Vastupidiselt levinud valearvamusele ei tehta enneaegse lapse puhul ilmtingimata keisrilõiget. Kui lapse pea on vajunud vaagnasse, on võimalik loomulikult sünnitada. Alguses tundus ka Kristeli puhul, et kuna laps oli juba sünnitusteedes, keisrilõikeks vajadust pole. Kuid siis ühtäkki seis muutus. Öeldi mulle praktiliselt niimoodi, et kui ma tahan, et mingigi tõenäosus oleks, et laps ellu jääks, on soovitav keisri teha. Keisrilõige tehakse nendel juhtudel, kui enneaegne beebi tunneb ennast halvasti. See tähendab seda, et nähakse niisuguse uuringuga nagu KTG, et beebi südametoonid on kas aeglased või liiga kiired, et siis tuleb beebi kiireks abistamiseks teha keisrilõikus. Või näiteks sel juhul, kui toimub platsenta kiire irdumine ehk platsenta lööb emaka seinast lahti ja tekib suur verejooks, et sel juhul ka minnakse kiiresti keisrilõikusele. Või kui beebi on tuharseisus, et üldiselt ka siis valitakse keisrilõige. Aga väga enamusel juhtudel sünnivad ka enneaegsed lapsed loomulikul teed pidi, mida lastearstid väga soosivad. Enneaegsete laste terviseprobleemid ja riskid sõltuvad rasedusnädalast. Arstide määratluse kohaselt jaotatakse enneaegsed lapsed 4 gruppi. Ekstreemselt väikesteks enneaegseteks loetakse lapsi, kes on sündinud enne 28. rasedusnädalat või kelle sünnikaal on vähem kui 1,5 kilo. Väga väikesteks enneaegseteks loetakse lapsi, kes on sündinud 28. ja 32. rasedusnädala vahel. Väikesteks enneaegseteks nimetatakse lapsi, kes on sündinud 32. ja 34. rasedusnädala vahel ning hilisenneaegseteks nimetatakse 34. kuni 37. rasedusnädalal sündinud last. Ehk siis Marten sündis ekstreemselt väikese enneaegse lapsena ning mis temast edasi saab, ei teadnud sel hetkel täpselt ei arstid ega ka tema vanemad. Mehele öeldi peale sünnitust, et seisund on väga raske ja suure tõenäosusega ei ela ööd üle. Et hiljem ma paberites lugesin, et hakkas üldse hingama ka 6. eluminutil, et elustati tükk aega.
millal oli sul esimene võimalus oma last näha? Palusin Pelgulinna sünnitusmajas, kus ma sünnitasin, et seal palusin, kas mul on võimalik minna lastehaigesse. Et siis me saime nagu kokkuleppele, et ma pean käima nagu, et kindlasti autoga, sinna autoga tagasi ja tulema nagu järgmiseks selle rohu saamise ajaks nagu tagasi, et siis ma sain vaatama minna, et kui ma läksin Mustamäe lastehaigesse, siis kui ma sinna reanimatsiooni sisenesin, siis mul hakkas kõik seest värisema ja ma nii kartsin. Ja kui mida rohkem ma sisenesin, seda rohkem ma tundsin, et nüüd ma hakkan nutma. Ja kui ma nägin teda seal kuvöösis, kui palju neid juhtmed oli ja kui pissike ta oli, teda ei olnud seal nähagi, et ta oli praktiliselt ta oli koti sees, kilekoti sees, et see soojust hoida. Ja siis ma saingi 5 minutit olin seal ja terve see aeg ma nutsin. Ma ei saanud mitte midagi aru, kui arstid tulid muga rääkima, sellepärast, et ma tundsin ennast süüdi selles, et tema peab kannatama selle kõiges. Et enneaegselt sündinud laste kehakaal võib olla väga väike, vajavad nad lisasoojust. Seepärast tuleb suurem osa enneaegseid panna soojakapikesse ehk kuvöösi. Lisaks sobivale õhutemperatuurile aitab inkubaator hoida ka õiget õhuniiskust ning ka eraldatust ja vaikust, mis annab lapsele turvatunnet. Aga see oli hästi armas hetk, mis jääb mulle tegelikult elu lõpuni meelde, kuidas ta pandi mu siia rinna peale ja võttis oma pisikeste näppudega, võttis mu siit kinni ja mees võttis nagu teises käest võttis kinni ja siis me niimoodi istusime kuskil 1-2. Ja sellest ajast saadik oli ta tegelikult mul iga päev kängurus. Enneaegne sünd on ootamatu. Ükski lapsevanem ei ole valmis enneaegse lapse sünniks. Siin on oluline osa koostööl. Meie ülesanne on julgustada lapsevanemaid ja toetada neid, et nad saaksid tegeleda oma lapsega igapäevaselt. Üheks heaks mooduseks, kuidas saaks rakendada lapsevanemaid oma lapsega hoolitsemisesse, on känguruhooldus. See on nahk-naha kontakti loomine, kus laps asetatakse siis ema või isa rinnale. Laps tunneb end turvaliselt, ta tunneb ema soojust, lõhna, tuttavaid südamelööke. Enneaegsed lapsed ei ole võimelised kohe ise rinda imema. Seega sageli pannakse neile maosond, mille kaudu neid toidetakse. Kindlasti on lapsele vajalik anda rinnapiima, sest kunsttoit võib tekitada soolepõletikku. Et enneaegne laps ei pruugi suuta piisavas koguses toidukoguseid vastu võtta, võib olla vajadus veini kaudu toitaineid juurde anda. Aja jooksul on võimalik jõuda ka selleni, et enneaegne laps piima rinnast imeb, kuid see on suur töö. Samas nendivad arstid, et kuna lapsel võib olla väga palju tõsiseid terviseprobleeme, mis vajavad suurt hoolt, ei ole selleni jõudmine alati prioriteet. Meil Ida-Tallinna Keskhaiglas on väga hea võimalus pakkuda nendele enneaegsetele parimat alternatiivi, see on doonorpiim. Ja me kasutame doonorpiima ainult esimestel elupäevadel, siis kui oma ema rinnapiima on veel vähe ja samaaegselt soodustame siis seda, et oma ema saaks veidikene puhata ja hakata lüpsma oma rinnapiima, nii et umbes 3. kuni 5. päeval keskelt läbi kõik enneaegsed saavad oma ema rinnapiima. Marten sai esimest korda koju, kui ta oli 3-kuune, kuid tema tervis oli endiselt kõrgendatud järelevalve all. Mõni aeg hiljem hakkas Kristel mõtlema enda kogemusele. Arstide jaoks oli prioriteediks beebi tervis ning vanematega tegelemine oli teisejärguline ja internetist leitud info pigem hirmutas. Ta sai aru, et ta oleks soovinud kuulda kellegi teise kogemust ning võimalust arutada asja kellegagi, kes on midagi sarnast läbi elanud. Et aidata teisi peresid, lõi ta oma mittetulundusühingu. Millega tegeleb MTÜ Enneaegsed lapsed? MTÜ Enneaegsed lapsed eesmärk on edastada infot, et enneaegne sünd võib juhtuda igaühega. Me ei tea seda mitte kunagi ette. Ja samuti on ka hästi oluline meie jaoks see perekesksus, et laps ja ema isa peaksid saama olla koos sünnist saadik juba.
et see on nagu väga-väga oluline, jah. Siis on ka teine siis see kogemusnõustamine, et see on meil siis kogemuste vahetamine, et mina näiteks oleksin tahtnud väga, et keegi, kes on selle varem läbi elanud, tuleb minu juurde ja räägib minuga või saan mina temale rääkida, sest tema mõistab kõige rohkem seda, mida mina tol hetkel nagu tundsin. Et vahet ei ole, mis rasedusnädala tema laps sünnib, aga tema mõistab neid tundeid, mis ma nagu peas valitsevad. Sul on olnud nende 3 aasta jooksul võimalus nii enda kogemusest kui ka teisi kõrvalt jälgides näha, millised on need olud ja võimalused, et mida sinu arvates peaks muutma haiglate juures enneaegsete lastega tegeledes? Siiamaani ma olen tähele pannud, et muutus on väga positiivne, et kõik see info, et see saab ilusti, pluss veel meil on tegelikult enneaegsete laste vanemate tugigrupp, et siis seal saavad oma kogemusi jagada ja haiglad on ka hästi palju viimasel ajal hakanud seda perekesksust rõhutama. Et siis minu ideaalunistus oleks see, et kui sünnib nii vara laps, et saaks olla alguses peale koos. Aga kas seda juhtub kunagi, ei tea keegi. Et see on nagu see minu unistus. Nagu Kristel ütles, on juba ainuüksi viimase 3 aastaga toimunud positiivne muutus edasi ning loodetavasti see areng ei peatu. Kui tahad teema kohta rohkem teada, külasta kodulehekülge www.enneaegsedlapsed.ee. Iga päev on millegi uue algus, selleks, et miski meie tugevate tšempionite ja võluvate printsesside igapäevaseid saavutusi ei häiriks. Uutel Huggies Ultra Comfort mähkmetel on eriti pehme ja sekunditega imav kiht. Meie kõige kuivemad mähkmed tüdrukutele ja poistele.